1944 aasta lõpus oli Ameerika peaaegu tagasi Filipiinidel. Üle 2 aasta vallutas Ameerika järjest tagasi Jaapani poolt okupeeritud saared Vaikse ookeani piirkonnas. Selle tõttu jõudsid nad tasapisi Filipiinidele lähemale. Filipiinid olid Jaapani jaoks olulised, sest see oli nende laevade ja varustuse peamine läbipääsutee. Siit kaudu liikusid sõjamaterjalid ja nafta, mis tulid Kagu-Aasiast. Kui Ameerika vallutab Filipiinid tagasi, katkeb Jaapani üks tähtsamaid varustusliine. Mis siis tegelikult juhtus? Lähme ja uurime järele. Aga enne kui alustame arutelu, palun ma sinult ühte meeldimist ja palun telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Alustame siis. Samal ajal kui Ameerika ametnikud arutasid, kuhu järgmisena rünnata, oli üks inimene, kellel oli juba selge soov. Ja see oli kindral Douglas MacArthur. Ta uskus, et on aeg Filipiinidele naasta. 1942 aastal oli ta sunnitud Filipiinidelt lahkuma, kui jaapanlased kiiresti edasi tungisid. Enne lahkumist lubas ta, et tuleb tagasi ja ta kavatseski seda lubadust täita. Tema esimene plaan oli alustada Mindanaost ja seejärel liikuda Leitele. MacArthuri jaoks oli Leite oluline, sest kui ameeriklased selle vallutavad, on neil lihtsam tagasi võtta teised Filipiinide osad. Siia hulka kuulub ka Manila. Plaani koostamise ajal aitasid Ameerika lennukikandjad Jaapani kaitset hävitada. Admiral William Halsey juhtimisel viis Task Force 38 läbi suuri õhurünnakuid erinevates piirkondades. 100 Jaapani lennukid hävitati. Selle tõttu märkasid ameeriklased, et Jaapani kaitse Filipiinide ümbruses oli nõrgem, kui nad olid oodanud. Hiide tulemuste tõttu tegi Halsey ettepaneku mitte oodata detsembrini Leite ründamiseks. Parem oleks see varem ära teha. Ameerika peamised sõjaväelised juhid nõustusid sellega, kuid selle kiirustamisega kaasnes hind. Kõiki ettevalmistusi ei jõutud täielikult lõpetada. Leidele tungivad sõdurid kaitseb 7 laevastik, kuid paljud nende lahingulaevadest olid juba vanad laevad. Samal ajal lähenes ka Vaikse ookeani tugevate tormide hooaeg. Kui ilm halveneb, muutub maismaa lennuväljade kasutamine raskeks. Seetõttu nõudis MacArthur, et Halsey lennukikandjad jääksid lähedale, et pakkuda täiendavat õhutoetust. Admiral Chester Nimitz nõustus sellega, kuid tal oli Halsey'le veel üks käsk. Kui avaneb võimalus hävitada suur osa Jaapani mereväest, tuleb sellele anda prioriteet. Lihtsalt öeldes, kui Halsey näeb Jaapani peamist laevastikku, võib ta muud ülesanded kõrvale jätta ja kogu oma jõu selle hävitamisele suunata. Tegelikult ei teadnud MacArthur sellest käsust ja hiljem osutub see detail väga oluliseks. Samal ajal valmistub ka Jaapan oodatavaks Ameerika rünnakuks. Nad nimetasid oma plaani Show 1 ehk Võit 1, kuid isegi mõned Jaapani ametnikud ei usaldanud seda plaani eriti. Sõja selles etapis oli Jaapan kaotanud juba palju laevu, lennukeid ja kogenud piloote. Nende jõud oli kaugel sellest, mis oli sõja esimestel aastatel. Siiski oli neil endiselt mõned väga võimsad sõjalaevad. Nende hulka kuulusid Yamato ja Musashi, mis olid ühed suurimad lahingulaevad, mis kunagi ajaloos ehitatud. Neil olid ka hävitajad, mis suutsid korraldada kaubmaa torpeedorünnakuid, kuid isegi nende laevade olemasolul oli Ameerika siiski tugevam. Neil oli rohkem lennukikandjaid, rohkem lennukeid, rohkem kogenud piloote ja rohkem varustust. Ja Jaapanil oli veel üks probleem. Nende merevägi ja maavägi ei saanud alati omavahel läbi. Sageli tegid nad eraldi plaane, kuigi neil oli sama vaenlane. Selle tõttu oli nende operatsioonide koordineerimine palju raskem. Kui Jaapan uuris, kuhu Ameerika järgmisena ründab, valmistusid nad erinevateks võimalikeks sihtmärkideks. Üks neist oli Filipiinid, teine Formosa, mis on tänapäeval tuntud kui Taiwan. Kuna neil oli ka kütusepuudus, ei saanud nende suured laevastikud lihtsalt liikuda. Nad pidid kõigepealt kindlaks tegema, kuhu Ameerika tegelikult ründab, enne kui nad tegutsema hakkavad. See tähendab, et isegi kui Ameerika alustab rünnakut, kulub veel mitu päeva, enne kui Jaapani peamine laevastik kohale jõuab. Jaapani ametnikud teadsid seda. Aga nad loodavad ikka veel leida võimaluse Ameerika laevade ründamiseks. Oktoobriks oli Jaapani komandör admiral Suemo Toyoda veendunud, et sihtmärgiks saab olema Leite. Seetõttu jagas ta nende armee 3 peamiseks jõuks. Kõige tugevam oli aseadmiral Takeo Kurita juhitud jõud. Sellesse kuulusid Jaapani hiiglaslikud lahingulaevad. Nad plaanisid läbida San Bernardino väina ja rünnata Leite lahte põhja poolt. Samal ajal oli veel üks jõud, mis pidi sisenema lõunast.
Oli ka eraldi laevade grupp, mis pidi neid toetama. Samal ajal oli Jaapani alles jäänud lennukikandjatel, mida juhtis aseadmiral Chisaburo Ozawa, teine ülesanne. Neilt ei oodatud otseses lahingus võitu. Selle asemel kasutati neid peibutusena. Eesmärk oli meelitada Ameerika lennukikandjad eemale, et Jaapani peamine laevastik saaks võimaluse läbi murda. See plaan oli väga keeruline. Selle õnnestumiseks pidid kõik väed tegutsema täpselt kooskõlas. Probleem oli aga selles, et sarnased plaanid olid minevikus juba mitu korda läbi kukkunud. Seetõttu, kuigi paljud Jaapani ohvitserid järgivad käsku, kahtlevad paljud siiski, kas see tõesti õnnestub. Nüüd, kui Ameerika rünnak Leitele läheneb, hakkab ka Jaapani laevastik liikuma. Admiral Tsuemoto Hyoda andis käsu alustada Shō 1 plaani. Eesmärk on lihtne, hävitada Ameerika laevad enne, kui nad jõuavad Leitel oma jõud kindlustada. Kuid Jaapan sattus kohe probleemide otsa. Teoorias pidid nende laevad Leite lahele jõudma mõne päevaga, aga päriselus pole see sugugi nii lihtne. Mõnede nende laevade tankimine viibis. Bruneis pidid kalvelaevad enne operatsiooniga liitumist ettevalmistusi tegema. Veelgi kurvem oli see, et neil oli tõsine puudus kogenud pilootidest. Uued piloodid polnud eriti harjunud lennukikandjale maanduma. Seetõttu tuli mõned lennukid kraanade abil lennukikandjale tõsta. Mida aeg edasi, seda rohkem jäi nende ajakava maha. Viitseadmiral Takeo Kurita jagas oma väed erinevateks gruppideks. Nende plaan oli rünnata Leitet eri suundadest. Nad lootsid, et ameeriklased satuvad segadusse ja neil tekib võimalus läbi murda, kuid paljud Kurita ohvitserid polnud veendunud. Nende algne plaan oli rünnata öösel. Selles olid nad kogenumad, sellest tundsid nad end mugavamalt. Kuid viivituste tõttu oli suur tõenäosus, et nad peavad võitlema päeval. See on ohtlikum, sest Ameerika lennukid näevad nende laevu päeval kergemini. Kurita teadis, et olukord on raske. Seetõttu enne kui nad teele asusid, püüdis ta oma meeste moraali tõsta. Ta ütles, et mõnikord juhtub sõjas imesid. Ta lootis, et võib-olla on see Jaapani võimalus. Pärast seda jätkas tema laevastik teekonda Filipiinide poole. Kütuse säästmiseks läbisid nad Palavani väina, kuid see marsruut oli ohtlik. See on tuntud kui koht, kus Ameerika allveelaevad sageli valvavad ja just nii juhtuski. 23. oktoobril avastasid 2 Ameerika allveelaeva Kurita laevastikku. Nad ründasid kohe. 2 Jaapani rasket ristlejat uputati. Üks neist oli Kurita lipulaev. Veel üks ristleja sai tõsiselt kahjustada. See oli Jaapani jaoks suur kaotus, kuid samal ajal said nad ka ühe võidu. Jaapani ülejäänud lennukid Formosalt viidi Filipiinidele, et aidata operatsioonis. Nad ei suutnud palju rünnakuid korraldada, kuid üks pomm tabas lennukikandjat USS Princeton. See tungis laeva sisemusse ja plahvatas angaaris. Järgnes veel üks plahvatus. Kui teised laevad üritasid tuld kustutada, muutus olukord veelgi hullemaks. Varsti plahvatas Princetoni torpeedolaor. Plahvatus oli väga tugev. 100 Ameerika meremehed said surma või vigastada. Lennukikandjat ei õnnestunud enam päästa. Hiljem uputas selle Ameerika enda laevastik, et vaenlane seda kätte ei saaks. See oli üks Jaapani suurimaid võite tol ajal. Kuid see ei muutnud üldist olukorda. Ameerikal oli endiselt rohkem laevu ja lennukeid. Samal ajal oli admiral Holtsi Task Force 38 laiali erinevates kohtades. Mõned rühmad olid peamisest lahingust kaugel. Seetõttu ei saanud kogu Ameerika vägi kohe kokku koguneda. Kui Kurita laevastik sisenes Sibujani merre, sai sellest kohe teada vaid üks ülesandegrupp. See, mis talle vastu seisis. Kuigi see polnud Ameerika tugevaim grupp, alustasid nad kohe õhurünnakuid. Üks nende peamisi sihtmärke oli hiiglastik lahingulaev Musashi. See oli samasugune nagu Yamato. See oli üks suurimaid ja võimsamaid lahingulaevu, mille Jaapan on ehitanud. Järgmisena saabusid Ameerika lennukid. Nad pommitasid Musashit. See sai pihta ka paljude torpeedodega. Laev täitus järk-järgult veega. Kuid Musashi oli vastupidav. Iga rünnaku ajal jätkas see siiski võitlust. See tulistas Ameerika lennukeid paljude õhutõrjekahuritega. Siiski, aja möödudes muutusid kahjustused üha hullemaks. Lõpuks oli see sunnitud taanduma. Kuid Ameerika lennukid ei peatunud ikka veel. Nad jätkasid selle jälitamist ja ründamist. Õhtuks oli Musashit tabanud üle 10 pommi ja rohkem kui 10 torpeedot. Laev ei suutnud seda enam taluda. See vajus aeglaselt merre.
Koos sellega uppus umbes 1000 meeskonnaliiget. See oli Jaapani jaoks väga suur kaotus. Veelgi üllatavam on see, et kogu Musashi teenistuse jooksul sõjas ei tulistanud ta kunagi oma peasuurtükke vaenlase laeva pihta. Pärast Musashi kaotust taandus Kurita ajutiselt. Kui Ameerika piloodid seda nägid, arvasid nad, et ta on lõplikult taganenud. Nad arvasid, et oht on möödas, kui ta eksisid. Mõne tunni pärast jätkas Kurita taas teekonda leite poole. Enamik ameeriklasi ei märganud seda. Kui lahing Shibuyaani merel käis, algas lõunas veel üks suur lahing. Admiral Shoji Nishimura väed lähenesid Surigao väinale. Kuid Ameerika lennukid avastasid nad enne, kui nad kohale jõudsid. See andis 7. laevastikule piisavalt aega valmistumiseks. Kontradmiral Jesse Oldendorf paigutas oma laevad. Nad leidsid ideaalse koha varitsuse jaoks. See oli nagu lõks merel, nad lasid jaapanlastel lähemale tulla enne, kui nad ründasid. Esimesena tormasid peale Ameerika hävitajad. Nad lasid välja torpeedod. 2 Jaapani hävitajat uputati. Tabamuse sai ka lahinglaev Fuso. Pärast teda algas suurte laevade tulevahetus. See oli viimane kord ajaloos, kui lahinglaevad kohtusid traditsioonilises lahingus, kasutades oma suuri kahureid. Kuid peagi sai selgeks, kellel on ülekaal. Ameeriklastel oli rohkem laevu, nende positsioon oli samuti parem. Järgmisena said tabamuse Jaapani laevad. Lõpuks uputati ka lahinglaev Yamashiro. Nishimura kogu jõud hävitati peaaegu täielikult. Alguses tundus, et admiral Shima saabub appi, kuid nähes olukorda, otsustas ta taanduda. Ta ei tahtnud oma alles jäänud laevu ohverdada lahingus, mis oli peaaegu läbi. Sel hetkel oli Ameerika jaoks tulemas veel üks suur probleem. 24. oktoobri pärastlõunal, umbes kell 4, avastas 38. operatiivüksus admiral Ozawa lennukikandjad. Ja siin seisab admiral Halsey silmitsi kogu lahingu ühe tähtsaima otsusega. 25. oktoobril 1944 oli Ameerika poolel juhtumas suur viga, mis oleks peaaegu katastroofi põhjustanud. Admiral William Halseyl oli 2 valikut. Ta võis valvata San Bernardino väina, et takistada admiral Kurita laevastikku, või ta võis jälitada Jaapani lennukikandjaid põhjas. Probleem seisnes selles, et ta valis teise variandi. Ta viis peaaegu kogu Task Force 38 jõu, et jälitada Jaapani lennukikandjaid. Halsey jaoks oli see võimalus Jaapani alles jäänud lennukikandjate jõud lõplikult hävitada. Mida ta ei teadnud, oli see, et just seda Jaapan tahtiski. Admiral Ozawa lennukikandjad olid vaid peibutis. Tõeline oht oli Kurita laevastik, mis lähenes leitele. Segase kommunikatsiooni tõttu ei saanud 7. laevastik kohe teada, mis juhtus. Admiral Thomas Kincaid arvas, et Halseyl on endiselt laevad San Bernardino väina valvamas. Aga tegelikult polnud enam kedagi. Kurita oli juba läbi pääsenud ja suundus otse Ameerika laevade poole Summeri piirkonnas. Kella 6 hommikul märkas Kurita laevastik Taffy 3E. See oli väike saatelennukikandjate grupp koos Ameerika hävitajate ja saatelaevadega. Need polnud mõeldud suurte lahingulaevade vastu võitlemiseks. Need olid loodud selleks, et anda toetust maavägedes olevatele sõduritele. Kui mõlemad pooled üksteist nägid, olid nad mõlemad üllatunud. Ameeriklased ei oodanud, et selles piirkonnas on Jaapani suured laevad. Ka Kurita ei oodanud, et tema vastas on nii väike jõud. Mõne minuti pärast algas tulevahetus. Jaapani lahinglaevad, sealhulgas Yamato, mis oli tol ajal maailma suurim lahinglaev, võitlesid Ameerika laevadega kaugelt distantsilt. Nende mürsuud olid väga suured. Isegi kui need ei tabanud otse, suutsid need laevu kahjustada, kui mürsk plahvatas vee sees sihtmärgi lähedal. Tagapere admiral Clifton Sprague, Taffy 3 komandör, tegutses kohe. Ta teadis, et nad ei suuda otseses lahingus võita. Seetõttu viis ta esmalt oma lennukikandjad eemale. Samal ajal andis ta käsu lennutada kõik lennukid õhku, isegi need, millel oli vähe relvi. Isegi mõned lennukid olid peaaegu ilma laskemoonata. Oluline oli, et nad suudaksid vastast segada. Ameerika laevad lasid välja ka paksu suitsu. Kuna ilm oli niiske, püsis suits kaua õhus ja see aitas jaapanlastel sihtmärke raskemini leida. Kui lennukikandjad taganesid, võtsid 3 Ameerika hävitajat ette peaaegu meeleheitliku sammu. Nad tormasid otse Jaapani suuremate laevade suunas. See oli peaaegu nagu väike paat, mis ajab hiiglast taga. Nad teadsid, et nende ellujäämisvõimalus on väike, aga nad teadsid ka, et peavad andma lennukikandjatele nende taga aega juurde. Nad lasid välja torpeedod.
Üks neist tabas üht Jaapani ristlejat ja peatas selle lahingus, kuid selle eest maksti ränka hinda. Seejärel avasid Jaapani lahingulaevad ja ristlejad nende pihta tule. Üks Ameerika laevadest, mis kõige vapramalt võitles, oli USS Johnstone. See ründas korduvalt, isegi kui vaenlane oli mitu korda suurem. Lõpuks uputati see siiski. Sama saatus tabas ka USS Howellit pärast seda, kui see sai väga palju tabamusi. Kogu selle toimumise ajal jätkasid Ameerika lennukid rünnakuid. Paljudel neist polnud enam õigeid pomme, mõnel polnud enam torpeedosid, kuid nad ei peatunud. Nad tormasid ikka ja jälle, et segadus sajada Jaapani laevu. Selle tõttu olid jaapanlased sunnitud manööverdama ja suunda muutma. Mõned ristlejad said järk-järgult kahjustada. Suund. Mõned ristlejad said samuti järk-järgult kahjustada. Segaduse keskel tekkis Kurital vale arusaam. Ta arvas, et tema vastasteks on suured Ameerika lennukikandjad. Ta arvas ka, et veel rohkem Ameerika vägesid on saabumas. Selle tõttu hakkas ta kõhklema. Mida kauem lahing kestis, seda suuremaks muutus segadus. Mõned tema laevad olid juba kadunud. On palju. Mida kauem lahing kestis, seda suuremaks muutus segadus. Mõned tema laevad olid juba kadunud. Mõned ristlejate meeskonnad said kannatada ja ta ei suutnud ikka veel kogu olukorda mõista. Pärast pikka lahingut tegi ta otsuse, mis üllatas paljusid. Ta käskis oma armeel taanduda. Selle asemel, et jätkata rünnakut Leitele, pöördus ta tagasi San Bernardino väina suunas. Ameerika jaoks oli see tohutu õnn. Kui Kurita oleks oma rünnakut jätkanud, oleks ta võinud jõuda Leite transpordi- ja varustusalusteni. Ja võimalik, et Ameerika operatsioonil oleks tekitatud veelgi suuremat kahju. Kuid isegi kui Jaapani peamine laevastik taandus, ei olnud oht veel möödas. Vaid mõni tund hiljem tabas Ameerika laevu uut tüüpi rünnak. See oli esimene ulatuslik kamikaatse kasutamine. Sõna kamikaatse tähendab jumalikku tuult. Selle meetodi puhul rammis piloot teadlikult oma lennukiga vaenlase laeva. Varem tegid mõned piloodid seda omal algatusel, kui neil polnud enam lootust tagasi pöörduda. Kuid 1944 aasta lõpuks muutis Jaapan selle ametlikuks sõjataktikaks. Põhjus oli lihtne. Neil oli tõsine puudus kogenud pilootidest, moodsatest lennukitest ja piisavalt kütusest. Nende komandurid teadsid, et Ameerika edasitungi on raske peatada. Seetõttu uskusid nad, et üks lennuk, mis otse sihtmärgile põrkab, põhjustab rohkem kahju kui tavaline rünnak. Leitel algas esimene ulatuslik kamikaatseoperatsioon ja see põhjustas kohe kahju. Üks tabamuse saanud laev oli USS St. Louis. Pärast kamikaatse tabamust plahvatas laev ja vajus hiljem põhja. Ameeriklased olid selle uue taktika üle üllatunud ja Jaapani jaoks oli see alles algus. Järgnevatel kuudel sagenesid kamikaatserünnakud veelgi, kui Ameerika väed lähenesid Jaapanile endale. Esmapilgul tundub kamikaatse väga ohtlik ja see on tõsi, paljud Ameerika laevad said selle tõttu kahjustada, mõned isegi uppusid. Kuid mida kauem sõda kestis, seda rohkem õppisid ameeriklased, kuidas sellega võidelda. Üks nende tähtsamaid relvi oli kaasaegsem õhutõrjesüsteem. Varem pidid sõdurid aimama, millal nende mürsutõus plahvatavad, kuid hiljem kasutasid nad uut tüüpi sütikut. See suutis tuvastada, kui lennuk oli lähedal. Kui sihtmärk oli piisavalt lähedal, plahvatas see automaatselt. Tänu sellele oli neil lihtsam tabada lähenevaid lennukeid, kuid see polnud kõige olulisem põhjus. Veelgi tähtsam oli siiski radar. Radari abil said ameeriklased teada, kui lennuk oli veel kaugelt lähenemas. Kui nad nägid vaenlast varakult, said nad kohe saata hävituslennukeid seda tõkestama. Ja kui kamikaatse peatati juba kaugel enne sihtmärki, oli sellel väga väike võimalus laevani jõuda. Lihtsamalt öeldes, mida varem nad vaenlast nägid, seda suurem oli võimalus rünnak nurjata. Selle tõttu hakkas kamikaatsede tõhusus järk-järgult langema. Paljud laevad said siiski pihta, aga sellest ei piisanud, et sõja käiku muuta. Sageli ei saanud pihta ka suured lennukikandjad. Sagedamini said pihta hävitajad ja teised väiksemad laevad. See oli sellepärast, et just nemad sattusid esimestena Jaapani pilootidele ette. Neil oli sageli ka radar, mis hoiatas peamist laevastikku. Seetõttu saidki nemad esimesena sihtmärgiks. Sõja lõpuks saadeti tuhanded Jaapani piloodid kamikaatse missioonidele. Hävinud laevade kõrval oli neil ka palju ohvreid Ameerika poolel. Kuid nad ei suutnud takistada liitlasvägede lähenemist Jaapanile. Lõpuks ei muutud kamikaatse sõja tulemust. Samal ajal arutavad ajaloolased siiani admiral Takeo Kurita otsust
paljud visivad, miks ta taandus. Miks ta ei liikunud edasi Leyte lahte? On neid, kes usuvad, et oleks võinud jõuda Ameerika laevadeni ja põhjustada suuremat kahju. Kuid on ka teisi arvamusi. Sel ajal olid tema mehed juba väga väsinud. Ta oli kaotanud mõned laevad. Paljud laevad olid samuti kahjustatud. Ta ei teadnud ka kogu olukorda enda ümber. Ta arvas, et teda ümbritsevad endiselt Ameerika suuremad jõud. Ta arvas ka, et teda ootab veel palju lennukikandjaid. Lisaks sellele oli tal juba kütusest puudus. Ja isegi kui ta oleks Leyte lahesse jõudnud, oli võimalik, et tähtis sihtmärk oli juba lahkunud. Seetõttu otsustas ta taanduda. Kuni tänaseni jääb see üheks kõige vaieldumaks otsuseks mereväe sõja ajaloos. Kui Kurita taandus, algas põhjas juba teine lahing. Seal ootasid admiral Osawa lennukikandjad. Need olid lennukikandjad, mis olid meelega peibutiseks tehtud, et meelitada Halsey Leyte juurest eemale. Ja selleks hetkeks olid nad oma missiooni edukalt täitnud. Nad suutsid Ameerika peajõud eemale meelitada, kuid sellel oli oma hind. Nüüd saavad nemad ise sihtmärgiks. 25. oktoobri varahommikul alustasid ameeriklased ulatuslikku rünnakut Osawa laevastiku vastu. Seejärel tõusid õhku lennukid Ameerika lennukikandjatelt. Samal ajal oli Jaapanil alles vaid mõned lennukid. Tegelikult suutsid nad saata vaid väheseid kaitselennukeid. Nad polnud enam see kunagine Jaapani võimas lennukikandjate vägi. Sõja alguses oli üks Ameerika peamisi sihtmärke Tsuikaku. See laev oli tähtis, sest see oli üks viimastest alles jäänud lennukikandjatest, mis osales 1941 aastal Pearl Harbori ründamisel. Järgmisena tabasid seda pommid ja torpeedod. Aegamisi kaldus see üha rohkem küljele, kui vesi hakkas sisse voolama. Kui kapten nägi, et laeval pole enam lootust, käskis ta oma meeskonnal evakueeruda. Mõne hetke pärast vajus Tsuikaku põhja. Koos sellega uppusid ka teised Jaapani lennukikandjad. Vaid ühe päevaga hävitati peaaegu kogu Jaapani alles jäänud lennukikandjate jõud. See oli tohutu löök. Sest kuigi neil oli paberil veel mõned lennukikandjad alles, polnud neil enam piisavat lennukeid ega kogenud piloote, et neid tõelise relvana kasutada. Siiski polnud Halsey suutnud veel kogu Jaapani laevastikku täielikult hävitada. Kui tema tegeles põhjas, suutis Kurita samal ajal üha kaugemale pääseda. Kui 7. laevastik lõunast abi palus, oli juba liiga hilja, et Jaapani peajõudu jälitada. Lõpuks pääsesid mõned Jaapani laevad minema, kuid tulemus oli selge. Jaapani võime läbi viia suuri mereoperatsioone kadus järk-järgult. Ja pärast Leyte lahe lahingut ei suutnud Jaapani merevägi enam kunagi sõjas olulise jõuna taastuda. Kui Enganjo-Neme lahing lõppes, hakkas vaibuma kogu ajaloo suurim merelahing. See oli Leyte lahe lahing. Siiani vaidavad paljud ajaloolased endiselt selle üle, kus täpselt lahing algas ja lõppes. See on sellepärast, et samal ajal toimusid paljud lahingud erinevates Filipiinide osades. Oli merelahinguid, oli õhulahinguid ja oli ka maavõitlus Leyte saarel. Kuid üks asi on selge. Jaapanil olid väga suured kaotused. Tuhanded sõdurid ja meremehed hukkusid. Kaotasid ka palju laevu, mida nad enam kunagi ei suuda asendada. Ameerika poolel olid samuti suured kaotused. Paljud laevad sai kahjustada, palju sõdureid hukkus ja sai haavata. Kuid kokkuvõttes oli Jaapanil siiski suuremad kaotused. Esmapilgul tundub tulemus väga selge. Ameerika võitis. Aga aastate möödudes kerkib ikka ja jälle üks küsimus. Kas nad oleksid saanud veel rohkem ära teha? Paljud kriitikud osutavad admiral William Halsey'le. Nende sõnul langes ta Jaapani lõksu. Kui ta jälitas Osawa lennukikandjaid põhjas, lipsas Kurita laevastik San Bernardino väinast läbi. Kui ta oleks jätnud piirkonda suurema jõu, et seda valvata, poleks Kurita võib-olla Samarile nii lähedale jõudnud. On ka neid, kes ütlevad, et ta pidas Jaapani lennukikandjate hävitamist tähtsamaks kui Leyte lahe kaitsmist. Kuid on ka teistsuguseid arvamusi. Halsey toetajate sõnul on otsust lihtne hinnata siis, kui me juba teame, mis pärast lahingut juhtus. Tol ajal oli tema ees hoopis teistsugune teave. Tema teadis, et Kurita laevastik oli juba tõsiselt kahjustatud. Ta arvas, et see ei kujuta enam suurt ohtu. Samal ajal peeti Jaapani lennukikandjaid endiselt väga ohtlikeks sihtmärkideks. Lisaks oli tal käsk vaenlase lennukikandjaid esmajärjekorras sihtida. Kui neid märgati, oli Ameerikal tol ajal veel üks probleem. Nende käsustruktuur oli segane. Alati ei olnud selge, kellega täpselt ühendust võtta.
oli olukordi, kus info jõudis aeglaselt kohale ja oli ka olukordi, kus komandorid mõistsid olukorda erinevalt. seega, kuigi Ameerika võitis, tõi lahing siiski esile ka nende süsteemi mõned nõrkused. Sellest hoolimata oli see Ameerika jaoks kahtlemata suur võit. Isegi mõned Jaapani ametnikud tunnistasid, et nad said rängalt lüüa. Ja tegelikult ei uskunud paljud nende komandoridest juba enne show ühe plaani algust, et see õnnestub. Ameerikal oli juba väga suur ülekaal. Neil oli rohkem laevu, neil oli rohkem lennukeid, neil oli rohkem kogenud piloote. Ja nende varustuse ja uute seadmete varustamisvõime oli palju tugevam. Isegi kui Jaapani plaan oleks olnud täiuslik, usuvad paljud ajaloolased, et nende võiduvõimalus oli ikkagi väga väike. Teine suur probleem oli nende peamine eesmärk. Nad tahtsid takistada ameeriklaste sissetungi Leitesse, aga kui nende laevastik kohale jõudis, olid ameeriklased juba palju sõdureid ja varustust Leitesse toonud. Kõik oli juba hilja. Isegi kui nad suudaksid Leyte lahele sisse pääseda, oleks neil raske olukorda maal muuta. See on põhjus, miks paljud eksperdid usuvad, et Jaapanil oli selles sõjaetapis oma eesmärgi saavutamine peaaegu võimatu. Ja pärast Leyte lahte halvenes nende olukord veelgi. Kuigi sõda polnud veel täielikult lõppenud, oli Jaapani mereväe selgroog peaaegu murtud. Nad kaotasid palju laevu, nad kaotasid lennukikandjaid ja mis kõige tähtsam, nad kaotasid kogenud meeskonnaliikmeid, keda polnud lihtne asendada. Sellest hetkest alates ei suutnud Jaapan enam korraldada ühtegi suurt mereväeoperatsiooni nagu varem. Kuid see ei tähenda, et võitlus Filipiinide eest oleks lõppenud. Ameerika ja Filipiinide sõdurid liiguvad järk-järgult edasi Jaapani vägede vastu. Kindral Douglas MacArthuri jaoks on see tema lubaduse täitmise algus. Lubadus, mille ta andis 1942 aastal. Ma tulen tagasi, kuid kogu Filipiinide tagasivõitmine ei saa olema lihtne. Ees ootavad veel mitmed kuud ränki lahinguid, paljud inimesed kaotavad veel elu ja palju linnu hävib veel enne, kui sõda lõplikult lõpeb. Samal ajal teisel pool maailma on Natsi-Saksamaa langus Euroopas samuti lähenemas. Kui liitlasväed lähenevad Berliinile, läheneb ka Ameerika otse Jaapani territooriumile. Leyte lahe lahing ei lõpetanud teist maailmasõda, kuid see näitas üht olulist tõde. Sõja selles punktis ei küsitud enam, kas Jaapan võidab. Küsimus oli vaid selles, kui kaua nende võitlus veel kestab enne lõplikku lõppu.